PPP teise osa teine teema on teistest eristuv õppija, mille osas tuleb teoreetiline pagas kui ka vaatlusülesanne õppeainest kaasav haridus. Aines käsitletavad teemad on üsna mahukad ja laiad ning seetõttu süvitsi teemadesse ei ole alati võimalik minna. Antud õppeaine esmane eesmärk ei olegi ette valmistada õpetajat, kes suudaks kohe pärast õpingute lõpetamist kaasavas klassiruumis suurepäraselt toime tulla. Pigem keskendutakse üliõpilase toetamisele, et nad omandaksid esmased oskused ja valmisoleku luua turvaline ning kõiki õppijaid kaasav õpikeskkond, olgu see siis klassis või rühmaruumis. Nii nagu ikka, on teema käsitlemiseks üliõpilastel ette nähtud üks vaatluspäev ja üks harjutuspäev. Vaatluspäeval peavad üliõpilased keskenduma ühele õppijale, kes klassis või rühmas on teistest eristuv. Vaadeldava lapse puhul ei pea olema tegemist õppijaga, kellel on konkreetne erivajadus või erivajaduse liik määratud. Vaatlusel saab jälgida ka last, kes eristub mingil muul moel, kas oma tegevusega, käitumise või õppimisega seonduvalt, sealhulgas ka näiteks andekas õppija. Üliõpilase jaoks peab aga olema selge ja vaatluslehel välja toodud, mille poolest just see õppija on teistega võrreldes erinev ja vajab seetõttu õppetegevuse planeerimisel kohandusi. Vaatluspäeva ülesanne on vaadelda rühma tegevuses või klassitunnis teistest eristuvat õppijat, täita alusmooduli aines saadud vaatluslehte ning peale seda vestelda õpetajaga ning vajadusel või siis ka võimalusel lisaks näiteks tugispetsialistiga. Vaatluslehele peavad üliõpilased märkima, millise tegevuse või tunni raames teistest eristuvat õppijat vaadeldi ja kuidas õppija eristus, ehk siis milline oli tema käitumine, kuidas ta tuli toime teatud õpiülesannete lahendamisega või tegevustega. Vaatlema ja jälgima peavad üliõpilased ka seda, kuidas õpetaja arvestas teistest eristuva õppijaga. Üliõpilased peavad üles märkima, mida õpetaja klassis või rühmas teistmoodi tegi või ei teinud, milliseid kohandusi tehti ning kas ja kuivõrd see toetas teistest eristuvat õppijat. Lisaks ootame üliõpilastelt märkamisi ka selles osas, kuidas õpetaja, toetades erivajadusega õppijat, korraldas samal ajal ka tööd kogu klassi või rühmaga. Me muidugi ka eeldame, et üliõpilased saavad oma praktikategevusi sooritada kaasavas klassiruumis või rühmas ning vajadusel või võimalusel on soovitatav siin leida üliõpilastele just see kõige parem klass või rühm vaatlemiseks. Peale täpsustavaid küsimusi vaadeldud klassi või rühma õpetajale võiks mentorarutelu toimuda siiski ka oma mentoriga, kui see erineb. Ning mentorarutelul saab üliõpilane nähtud veel omakorda läbi mõtestada. Üliõpilaste vaatlusleht koosneb 2 osast, erinevaid aspekte, näiteks õppija erisused, õppekeskkonnas tehtud muudatused, jälgivad üliõpilased vaatluse käigus ning sellele lisaks koguvad üliõpilased lisainfot ka vaadeldud klassi või rühma õpetajalt. Järgnevalt on välja toodud küsimused ja teemad, mida üliõpilased võiksid uurida. Esmalt võiks üliõpilane välja tuua, millist teistest eristuvat õppijat ta jälgis, mida üliõpilane märkas ning mis erisusi õpetaja ise vaadeldud õppija puhul veel välja tooks, mis vaatlusel ehk jäi üliõpilasel märkamata või vaadeldud ajal lihtsalt ei väljendunud. Siinjuures on oluline meeles pidada, et kindlasti ei pea üliõpilasele rääkima ja avama täpset diagnoosi ja jagama isiklikku infot. Siin on oluline õpetajal hinnata info konfidentsiaalsust ning rääkida teemast nii palju, kui õpetaja tunneb ja tajub, et õppija puhul on võimalik ja vajalik. Õpiülesande kirja panekul me vaadeldud õppijaid nimeliselt ei nimeta ja oleme rõhutanud igal juhul ka andmete konfidentsiaalsuse olulisust. Üliõpilastel oleme palunud võimalusel küsida ja välja tuua ka vaadeldud õppija erivajaduse liik, kui see on määratud või võimalik avada, ning sellele iseloomulikumad tunnused. Arutleda ja uurida võiks ka õpetajalt, kas vaadeldud tunnis esines tavapärane olukord või toimus midagi teistmoodi, mis tegevuse käiku ehk mõjutas. Kui on näiteks tegu spetsiifilisema erivajaduse liigiga, siis võiks üliõpilane uurida ka, milliseid erisusi või kohandusi rakendatakse
ja millist täiendavat tuge saab õpilane väljaspool tunde, näiteks siis kohandused õpikeskkonnas, individuaalne ainekava, õppekava või muud tugispetsialistide teenused. Vestlus mentori või vaadeldud õpetajaga võiks puudutada ka koostöö aspekti, kuidas toimub koostöö erinevate osapoolte vahel, näiteks tugispetsialistide, õpetajatega, lapsevanematega või teiste kooliväliste tugikeskustega. Arutada võiks ka seda, kas rakendatavad meetmed on õppija jaoks piisavad ja mida veel võiks kaaluda, et õppijat toetada. Ka õpetaja enda roll ja vajadus on siinkohal oluline aspekt, mida võiks arutada. Kas ja millist täiendavat tuge vajaks õpetaja või on näiteks juba saanud, et erivajadusega õppijat klassis või rühmas toetada. Vaatluspäeval kogutud info on sisendiks kaasava hariduse ehk siis alusmooduli aine kodutööks, milleks on mentorarutelu käigus saadud vestluse edasine analüüs ja sidumine teoreetiliste käsitlustega. PPP refleksiooni kirjutamiseks lisandub üliõpilastele sisendina veel ka harjutuspäev. Nii nagu ka teiste teemade puhul on ka siin üliõpilastel vaja läbi viia harjutuspäev. Taaskord on vaja leida fookus, keskenduda sellele ning vastavalt koostada tegevusplaan, mis on vaja läbi rääkida ja kooskõlastada oma mentoriga. Kui tegevus toimub mõne teise õpetaja tunnis või rühmas, siis vastava õpetajaga. Teistest eristuva õppija teemal on oluline, et üliõpilasel oleks võimalus vaadelda tegevusi kogu aeg samas rühmas või klassis. Ehk siis näiteks aineõpetajate puhul peaks üliõpilane jääma ikkagi sama klassi juurde, mitte liikuma aineõpetajaga kaasa teistesse klassidesse. Järgnevalt jagan erinevaid mõtteid, mida harjutuspäeval üliõpilane antud teema käsitlemisel teha võiks. Harjutuspäeval võiks üliõpilane näiteks võtta abiõpetaja rolli, märgata, toetada ja vajadusel abistada teistest eristuvat õppijat. Või siis hoopis kavandada ise erineva raskusastmega õppetegevus või ülesanne ja seda vastavalt õppijate tasemele läbi viia. Üliõpilane võib näiteks ka lihtsustada või siis hoopis teha keerulisemaks esitatud õppeülesannet või siis lihtsustada ülesannet võõrkeelsele õppijale. Samuti võib üliõpilane olla konkreetsele õppijale või siis lapsele tugiisikuks, jälgida ja analüüsida tema tegevust. Harjutuspäeva tegevusena võib üliõpilane teha ka hoopis ettepanekuid õpikeskkonna kohandamiseks, toetada õppijat praktiliste harjutuste sooritamisel. Võimalusi on erinevaid ning koostöös mentoriga tuleks vastavalt üliõpilase valmisolekule kui ka rühmale või klassile, kus üliõpilane tegevust läbi viib, valida just sobivaim. Nagu ikka, on harjutuspäevaks ette nähtud 2 tundi tegevuse läbiviimiseks, 1 tund üliõpilase enda eesmärkide täitmiseks, mis võib olla ka harjutamine või vaatlemine klassis või rühmas. Ning lisaks siis ka 1 tund mentoraruteluks. Mentorarutelu läbiviimiseks on lisatud ka eraldi fail toetavate küsimustega, mida saab üliõpilaselt küsida ka siis, kui harjutuspäev ei toimunud mentorõpetaja tunnis. PPP ainesse esitamiseks koostavad üliõpilased kirjaliku refleksiooni, tuginedes 2 praktikapäevale, oma eelnevale kogemusele ning teooriale. Ja teema võetakse kokku ülikoolis toimuval seminaril, kus refleksioonioskuse arendamisega edasi tegeletakse. Sellega on antud teema käsitlemine PPP aines sooritatud.